Hea müügiminutite kuulaja ja vaataja. 48. müügiminutid on eetris. Ja täna olen ma kodus külas Brit Mesipuul. Tere Brit! Tere! Brit on meil Milos reklaamiagentuuri eestvedaja ja hästi pikalt toimetanud, nii palju kui mina sind tean, hästi pikalt Eesti turul toimetanud just igasuguse sotsiaalmeedia reklaami poolega. On see nii? Ja miks me täna Britil külas oleme? Me oleme sellepärast külas, et Brit tegi alles lõpetas ühe toreda uuringuga. Ja selleks on Eesti ettevõtete sotsiaalmeedia kasutusuuring. Vastab tõele? Just nii. Sul on siin ees palju ägedat informatsiooni ja lehti, on ju. Aga kõigepealt, kui kellelgi tekib küsimus, et miks müügiminutites sellist teemat käsitleda, siis mul on endal nagu aktiivse müüja taust ja on ka turundaja taust. Ja kui keegi teist aktiivsetest müükeritest mõtleb, et te turundusest ei pea midagi teadma, siis te olete valel teel. Kui keegi ettevõtte omanikest mõtleb, et te turundusest ei pea midagi teadma, siis te olete ka väga valel teel. Ehk siis sa pead aru saama, kuidas turunduse hoovad töötavad. See on hädavajalik. Ja nüüd küsimus selles, et mida me sellest õpime või mida igal müügiinimesel on näiteks ka sellest uuringu tulemusest endale kõrva taha panna, on ju. Kuidas oma ettevõtet edasi arendada. Nii, Brit, mida sa küsisid ettevõtjate käest? Jah, paberid on mul tõepoolest ees, nii värsked, et ma ise ei ole ka veel need ülessegi jõudnud panna. Ehk siis me oleme tegelikult esimesed, kes saavad sellest avalikult rääkida. Täiesti esimesed. Selleks ajaks, kui see eetrisse läheb, siis ma arvan, et on kodulehel ka juba leitavad need täpsemad numbrid. Okay. Aga kõigepealt siis vastajad üldse oli 487, natuke rohkem kui eelmine aasta. 487 ja ettevõtet. Pea et 500 ettevõtet, okei. Et täitsa üllatavalt palju oli. Ja vastajatest enim oli siis jaekaubandusest, haridusest, konsultatsioonidest ja meelelahutus, kultuur ja sport. Okay. Hästi lai siuke tõstus. Väga hea ülevaade. Nii, mida sa küsid, mida sa teada tahtsid? Ma tahtsin teada kõigepealt seda, et kas üldse ollakse sotsiaalmeedias kohal, kui ollakse, siis mida seal tehakse ja kuidas seal tehakse, et kas on eelkõige just seda, et kas ettevõtted teevad ise oma kanaleid ja haldavad või siis on agentuuride poolt juba üle võetud. See oli sul üks huvinurk nagu teada saada, sest ma tean, väga paljud minu tuttavad teevad ise, pusivad ise, on ju. Sama siin. Nii, kas veel midagi? Lisaks oli küsimused need rahalise poole pealt, et kui tellitakse mujalt, et palju see maksab ja kui palju ise reklaamile pannakse raha. Kulutatakse, on ju. Nii. Kulutatakse tegelikult vale sõna. Investeeritakse. Muidugi kaasaegses maailmas halloo, me investeerime ju igale poole kogu aeg. Noored investorid. Nii, ja mida me siit siis teada saame? No 2/3 vastajatest olid need, kes ikka tegid ise oma kanaleid, haldasid. 2/3, okei. Et seal ligi 70%. Päris palju. Ja aga mis oli see, et spetsialist nagu eraldi selleks on võetud, et teevad ikka inimesed majas sees ja kõige kurvem see, et teevad need, kellel aega on. Ehk siis sellest me võime lihtsalt järeldada, et teeb see, kellel aega on, ehk siis ilma väga suure taustateadmiseta. Ei turundusest, sotsiaalmeediast ega millestki muust, kellel majas aega on, see pusib. See õnnetu. No ei ole just kõige parem, ütleme, et kõige efektiivsem näitaja, on ju. Nii. Samamoodi siis ka reklaamide ülesseadmisega, et valdavalt pannakse ise, et mõtlesin, et sellega äkki nagu nii-öelda tavakasutaja nii tasemel ei ole, et võib-olla tõesti tellib siis rohkem väljast, aga siiski, et ka sellega tegelesid majas sees inimesed ise. Okay. Ja siis, kui nüüd see rahalise poole pealt, see huvitav ikka. Loomulikult palju siis turundusse pannakse. Ja, et kui väljast telliti sotsiaalmeedia kontode haldust, siis valdav hinnaklass oli 100–300 eurot. 100–300 eurot siis halduse peale või? Kuus, halduse peale kuus. Halduse peale 100–300 eurot, okei. Ja, et sellele lisandub see reklaamiraha, aga kui nüüd võtta selle summa suurust, siis ilmselgelt agentuurid seal taga järelikult ei ole. Ehk siis kas me järeldame sellest seda, et seal selle ettevõtte, kes võtabki väljas sisse selle, siis tema partneriks on samasugune pusija, kes põlve otsas pusib? No võib ka nii-öelda 100 euro eest kuus, Jah, agentuuri vist see kuidagi ühestki nurgast välja ei mängi. Väga huvitava statistika. Just. Ehk siis meestlased oleme ikka tohutud ise pusijad. See pusimise koha pealt, see oligi huvitav, et
kõige rohkem ligi pooled vastajad ütlesid, et nad kulutavad sotsiaalmeediakontode peale kuni 2 tundi nädalas. Nii vähe? Ja just. Kuni 2 tundi nädalas ja siis võiks need paralleelselt küsida, palju nad ise oma sotsiaalmeedia voogu vaatavad, et seal on 40 tundi nädalas vaadatakse paralleelselt kogu aeg, okei. Vahepeal võib-olla see, et kui te mõtlete ettevõtete müügiesindajate ja ettevõtete juhtidena, et mida sa siis, minu isiklik arvamus on ju, mida sa siis turundusest teadma pead, siis mida mina näen täna ettevõtete baasilt on see, et minnakse püüdma mingit maagilist turundust, mingit maagilist turundajat kinni, et keegi teeks keegi tooks meile müügi koju on ju ja ei tegeleta oma toote nagu väärtuste välja toomisega, oma toote selgeks tegemisega, oma kliendi tundmisega, see jäetakse nagu kõrvale, et ma ei tea, maksame kellegile, siis hakkab klienti majja tulema, see nii ju ei toimi. Täpselt. Siin oli ka see küsimus, et mis on see peamine asi, mille pärast nagu üldse internet ma nüüd sahistan väheke. Muidugi, loomulikult. Et peamine, mida tehakse üldse nagu netis, miks kohal ollakse, on see, et oma tooteid tutvustada ja siis reklaamida muidugi ka, et esimene sellele, et mis eesmärgil sotsiaalmeediat kasutate, vastuseks oligi, et toodete ja teenuste reklaam. Et muidu peaks, idee poolest peaks ju tegelikult klienti harima, rääkima, mis te üldse peaks toodet tahtma, aga ei, me kohe müüme. Ehk siis see võib-olla see esimene eeldus on juba nagu vale lähenemine. Siin oli lausa 87,7% vastajatest. Okei, kes tahaksid shortcuti ja tahaksid kohe tulistada sotsiaalmeediast müügi näkku, on ju, võtta ära. Aga samas mõtlen nüüd see inimene, kes muude tööde kõrvalt peab sul tegema, ta ei jõua seda sisu sinna luua. Loomulikult. Ja põhimõtteliselt, kas ta saabki sellest aru, et ta peaks seda sisu sinna looma, et ta võib-olla tema asi ongi müüa, panna, ma ei teagi, nagu öeldakse, boostida posti. Ja just, õudne. Ma ei tea, kuidas sinu maailmas see posti boostimine? Ei, pigem mitte. Selge. Ma tean lihtsalt, et see on see kõige lihtsam ja primitiivsem moodus. Et sa paned mingi postituse, siis paned sinna boosti peale ja siis loodad, et nagu reklaam toimib. Ja seda võib tegelikult sellest ka välja lugeda, et kui siin oli küsimus, et kui palju reklaamile raha kulutad aasta lõikes, siis oli kõige sagedasem vastus 100 eurot kuskil poole. No sellest sa saadki ainult boostida natukene. Et sellega süvateadus. Ütle laiemat vaadet. Nii palju kui minu maailmapilt ja nii palju kui mina nagu loen. Ma saan ühest probleemist aru, et meil Eestis on selles mõttes esiteks turg on väike, teiseks kodulehtede külastatavuse arv on väikene. Et kui sa nüüd hakkad mingit reklaami tegema, siis sul tegelikult puudub nagu hea statistika. Selles mõttes, et mis siis selle reklaamiperioodi jooksul juhtub. Et kui sa paned reklaami käima, ma ei tea, teed seda 2 nädalat, sul on selle peale nii, nagu me siit välja loeme, on ju, sul on selle peale 50 eurot, on ju, et võib-olla selle ajaga ei juhtugi mitte midagi. Või juhtub midagi, millest sa ei oska välja lugeda mitte mingisugust trendi. Ja seda, et välja ei oska lugeda, seda vastati isegi kirjutuse peale. Ausalt on ju. Et küsimus, et kas on hea või halb kanal, siis seal oli ikka päris mitud vastuseid, et ei tea, kuidas toimib teisel kohal vist äkki oli isegi see, et panen selle raha ära, sest nii peab tegema. Kõik maailm ütleb, et pane see raha sinna. Ja, et muidu ei toimi ja siis, aga mis sealt mingi järeldusi teha, no seda ei tehta. Et see tendents on küll täitsa olemas ja sest seda võib-olla mõni kuulaja vaataja tunneb ennast ka siit sellest praegu puudutatuna. Vabandust selle pärast, aga see on reaalsus. See on see reaalsus, millega me täna nagu kokku põrkame. Ja ei ütle ka mina, et mina olen nagu väga tarkasid reklaamivalikuid teinud ja maksnud õigetesse kohtadesse. Et kui mina turundust õppisin, siis öeldi, et pool raha läheb nagu valesti. Ei tea kumb pool. Ja ei tea kumb pool, võitu, kuidas täna öeldakse. Et põhimõtteliselt võid ka kõik valesti panna. Võib ka nii juhtuda, jah. Aga just ma mõtlen seda, et kui tellitakse väljast on ja paarisaja euro eest tööd, jah, ideaalset tööd on ja nii-öelda, et ja siis ei tehta järeldusi ka, et kas see üldse toimis või mitte, aga ma olen tellinud järelikult midagi paremini, siis pigem nagu anna seda raha mõnele oma töötajale, lisarahana lihtsalt, jah. Kes siis teeks ka võib-olla tooteteenuse reklaami ise kui brändisaadik. Just, jah. Ja ta on nagu koha peal olemas ka, ta saab kõige operatiivsemalt mingeid uusi uudiseid, ägedaid pilte, meeleolu, kas muud mulli sinna juurde teha. Ehk siis sinu mõttekäik on see, et kui sa ettevõtjana oled otsustanud, et ma ei tea, ma olen 200 euri sinna töösse sisse, on ju, et siis pigem anna see oma töötajale
ja ta teeb sulle paremat brändireklaami kui see pisukene, mida sa kavatsed sisse osta ja millest sa tegelikult tulu ei saa. mina ise arvaks küll niimoodi. Okei, fair enough, ma ütleks fair enough. Kas midagi huvitavat veel? No siin oli küsimus selle kohta, et mis muid kanaleid peale siis nagu sotsiaalmeedia kasutada. Kohe tahaks küsida. Oota, kas Instagram ruulib või? Instagramiga oli see asi, kui ma eelmine aasta küsisin, siis oli mingi 3,6 või 3,9% oli Instagramis ja nad arvasid, et selle aasta peamine kanal on Instagram. Niimoodi arvas 20%. Mina kuulen igalt poolt, igaüks küsib, kuule Instas oled üldse või? Et muidu ei ole nagu keegi. Nii. Aga siis ma vaatasin, et kuidas siis sellel aastal on. Sel aastal oli, kui ma nüüd peast ütlen, 6,6% äkki Instas, aga nad arvasid järgmine aasta jälle 20%. Uus kasv. Ja, et ikka tuleb, et see, ma arvasin tegelikult, et natukene nagu rohkem Insta poole, aga mida me sellest välja loeme? Selles mõttes, et Insta influencerid ju on meil igal pool silma all, et kas see siis ei ole nii tõhus? Või see on mingites kindlates, ma ei tea, segmentides ainult äris on nagu see, et kus sa saad nagu sealt endale siis rahavoogu genereerida. Ma arvan lihtsalt väga, et Facebook on nii käepärane, et inimesed on harjunud lihtsalt seal. Ja seal on lihtsam ka natukene, selles mõttes, et seal sõbrad jagavad, like'ivad, aga Instas ei saa jagada postitust, et see niimoodi tuleb. Kas meeldib või meeldi ainult. Ja täpselt, et seal on natukene raskem silma paista sellega, et aga muidu blogijad ja influencerid on täitsa teema ja. Väga hea, sest mingi aeg tagasi jällegi minu sisetunde baasilt, et blogimine ei ole enam nagu väga in, et see on nagu see eilne päev, et kolime Instasse, paneme ilusat pilti ja siis nagu asjad juhtuvad. Mis siin uuring näitab? Eelmine aasta vastas üks ainuke ettevõtete kasutab blogi turundamise muude kanalina, siis see aasta vastas 99 ettevõtet. Sellest pead 500 on ju uskumatu kasv. 21,4%, see 4. koht ka. Ehk siis tegelikult me loeme sellest välja, et blogi kui ettevõtte tasuta infokanal on taas kord au sees. No mina olen kõik need aastad ei aru saada, aga mõtlen, et aga nüüd on küll selgelt välja tulnud, et influencerid olid 5. koht vist ja oli ka ligi 20%, mis on tegelikult ka päris suur, et arvatakse, et ikka läbi kellegi teise saab sellega. Mõjutada, saab mõjutada. Okei, siit me ütleme selgelt seda, et kui ettevõtja mõtleb oma müügisõnumi edastamiseks, siis blogipostitus tema enda lehel on selleks väga hea koht. No see ei ole ühekordne ka ju, vaata reklaamid olid ära, on ainult see nädal aega reklaam, aga blogipostitus olid ära siin aastateks. Ma ise näen ka, kuidas mu aastate taguste postituste peale tuleb praegu kliente. Minu 2 aasta taguste müügiminutite peale on ka kenasti hakanud järjest nagu kliente tulema, mis tähendabki seda, et 2 aastat nagu vabatahtlikku tööd on ju. Ja siis hakkavad inimesed nagu lõpuks huvi tundma, et kuule, wow. Väga hästi. Nii, kas veel midagi? No kui me siin rääkisime muudest kanalitest, siis ma lihtsalt mainin ära, et esikohal oli e-mail nagu teistes. E-postitus, et 56,3% ja sellele järgnes siis internetireklaamid, need igas bannerid ja Google Adsid ja siis ajalehed ja ajakirjad, et need olid siuke top 3. Ehk siis e-post endiselt veel, hoolimata GDPR-ist ja kõikidest piiravatest asjaoludest, on e-post endiselt nagu väga tegija. Jaa, seda küll. Nii, Priit, võtame kokku. Ettevõtja vaatab, müükar vaatab, müügiosakonna juht vaatab, turundusosakonna juht vaatab. Mina müügiinimesena küsiks, mida ma müügiosakonna juhina või müükarina pean turunduselt tahtma või mida ma pean siis sellelt väliselt ettevõtte kommunikatsioonid tahtma, mis mulle kaasa aitab müügile. Sest päeva lõpuks, ma ütlen ära solvu, aga turundus on müügi tugiteenus. Kõigile vaielge vastu. No kõigepealt peaks selgeks tegema, et mis kanalis üldse olla, et mitte mõelda, et ma järgmine aasta olen muus kanalis, sellepärast, et ma olen, see on popp, et küll, mis kanalis olla ja kes seda teha, et kas on mõtet seda influencerit palgata. Täpselt on ja või siis ka väljaspoolt teenust mingi paarisaja euro eest ja kui sa ise ei tea, siin ühed vastajad olid niimoodi, et kui oli küsimus, et palju raha kulub reklaamide peale, siis seal ütles, et nad ei tea, sellepärast et agentuur teeb, et kui sa isegi ei tea palju agentuur, mis summa eest agentuur sul reklaami teeb. Selleks peab sul paganama hea krediitkaart olema seal, mida agentuur saab kogu aeg kasutada. Kes ei vaata ka veel, vaatad, no midagi nad teevad seal. Jaa, et ei osata need, ma ise näen ka, et siis kui ma teen teistele reklaame, kas või kampaaniaid üles panen Facebooki,
siis nad võib-olla küsivad, mitu klikki oli ja see on kõik nagu sellega piirdub. Nad ei oska nagu tahta mingit analüüsi poolt sealt, nad ei, kampaania lõppeb ja nii ongi, on ju, et kas tuli müüki või ei tulnud müüki, on ju, et kus see nagu kaduma läks või mida me valesti tegime või seda poolt ei. Jaa, seda ongi, et tegelikult on ju statistikat või asju saab sealt nii palju välja võtta, kas või selleks, et järeldada, mida järgmine kord teistmoodi teha, on ju. Jah, seda mitmed ettevõtted olid sellised, kes vahel tellisid ise siis, tellisid teenusena sisse ja teinekord tegid ise. Et kui nad teevad niimoodi läbisegi, siis on nagu vaja teada, et mis toimis ühel puhul ja mis mitte. Ehk siis, kui nüüd sa ütled, et pigem, kui tahate vähem kulutada, siis andke see raha oma brändisaadikutele, oma ettevõtte seest ja las nemad teevad. Kas sa näed seal mingit ohtu ka? Kui sul, ma ei tea, 30-sest peast on sul seal, ma ei tea, 3, kes on tõesti su brändisaadikud, kes tõsiselt elavad nagu hinges seda, on ju. Et kas seal on mingi oht ka või? Nad võivad kuidagi, ma ei tea, turunduskeele ära soperdada. No ma arvan, et see sõltub ettevõttest, et kui sa oled ikkagi selline avatud B2B ettevõte, siis seal ei saa väga nässu minna. Sotsiaalmeedia on ikka suhtlemiskeskkond, see on ikka vabam keskkond, et kodulehel jah, sa ei hakka mingi isiklikke blogis üles panema, aga sotsiaalmeedias võid vahepeal sükast personal touch'i ka juurde panna. Kas see personal touch või isiklik puudutus, kas see kasvab või kuidas sa näed seda? Kas või oma kogemuse pealt, et no need postitused levivad paremini. Sellepärast, et seal ongi see inimene. Ma ei räägi ju Facebookiga või ma ei räägi ettevõttega, ma ei räägi inimestega. Ma tean tohutut närvi, kui ma ettevõtetele kirjutan Facebooki ja siis nad vastavad ja ma ei tea, kes seal taga inimesena. Samamoodi, see on sama nagu infomail, on ju, et sa ei kirjuta oma nime sinna alla, et sa vastad info millegi ja sa ei kirjuta oma nimega telefoninumbrit sinna alla, kellega ma siis lõpuks suhtlen, ma ei suhtle ju, ma ei tea, Puu OÜ-ga, on ju, lihtsalt ma suhtlen inimesega, kes tahab mind teenindada, on ju. See on niisugune elementaarne. Emotsioonimüük veel, tõmbame ilusti otsad kokku, emotsioonimüük. Öeldakse, et tänapäeval müüb emotsioon. Oled sa sellega nõus või vaidled vastu? No kui vaadata postituste pealt, mis nagu mis töötab? Siis no muidugi lemmikloomad ja beebid on alati teema. Mis läbi aegade. Aga siuksed fun või siuke lõbus sisu, see nagu tegelikult ikka, mul on üks autokool, keda ma haldan ja ma panin neile üles postituse, kus oli pilt ja autoroolis oli luukere. Nii, ja siis ma kirjutasin, et sinna juurde, et märgi ära sõber, kes on juhilube nii kaua teinud, et ta juba näeb samasugune välja. Ja see postitus sai 4000 kommentaari. See peale orgaaniliselt. Täitsa uskumatu. Riits oli seal mingi 300 000 kandis. Täiesti uskumatu. Ehk siis sa tabasid ära selle hea huumori sealt seest selle pildiga, on ju. Ja see läks liikvele. See täiesti orgaaniliselt. See oli nagu ülihästi. Ehk siis emotsioon siiski. Hästi läbimõeldud emotsioon töötab, on ju. Väga hea. Kuule Britt, aga aitäh sulle. Meie aeg on kenasti täis tiksunud. Ma panen sinu meiliaadressi kõikidele vaatajatele, kuulajatele meie video alla. Kes tahab, saab sulle kirjutada, saab sult nõu küsida. On see nii? Jah. Väga hästi. Igal juhul aitäh kõigile vaatamast ja tšau. Head aega.